Tervitus. Ma naeran natuke juba ette ära, sellepärast et teate, ma teen seda salvestust nüüd juba teist korda. No ma olen seda, kusjuures veel seda tekstigi ette valmistanud väga pikalt ja siis mind ajab natukene naerma, sest ma olin ka täiesti pulas eile. No nii, natukene sellist vingumist ette. Vaatame, kuidas sellega välja tuleb. Et olen Merike ja numeroloogiapsühholoog. Ja räägin siis aasta 2025, mis asi see toob meile kõigile. Ja räägin natukene eesmärgi kaardi tegemisest. Tahaksin vähemalt seda teile natuke rääkida. Ma loodan, et te olete sellega kursis. Et teie eesmärgid aastaks 2025, et kõik õnnestuks ja kõik teie unistused täituksid. Igaühel meist on aastaks strateegia eesmärgid, mis on põimitud meie sünnikuupäeva. Sageli elame jätkuvalt eelmise aasta käitumismustrite ja strateegia järgi. Kuigi need on juba muutunud. Sel aastal võib tulemuslikkus ja edu sõltuda hoopis teistsugustest tegudest, mis varem ei toiminud. Kuna me ei ole sellest alati teadlikud, tegutseme jätkuvalt nii, nagu oleme harjunud ega mõista, miks meie pingutused ei too enam soovitud tulemust. Teades, milline numbri energia meid sel aastal mõjutab, suudame oma jõudu ja energiat eesmärkide saavutamiseks õigesti jaotada. Ehk siis selles videos ma räägin kuu järgi tulenevad aastaenergiat, millest sa siis praegu liigud. Me oleme küll tegelikult juba maikuus, aga lihtsalt ma räägin teile päriselt, ega siis ma ei julenud ju tulla nagu teie ette. Ma olen kodus lihtsalt seda targutanud pikalt ja siis ma mõtlesin, et aitab küll, nüüd tuleb jalad päriselt välja võtta. Sorry. Niisiis, et miks me teeme siis eesmärgikaarti? See on töövahend, mis paneb su aju eesmärgi nimel tööle. Eesmärgikaart töötab eesmärke visualiseerides. Ja luues selgeid pilti ihaldatud tulevikust, suunab inimene oma tähelepanu konkreetsetele eesmärkidele, mis suurendab nende saavutamise tõenäosust. Eesmärgikaardi kasutamine aitab tugevdada närvisidemeid, säilitada keskendumist eesmärkide saavutamisele ja parandada enesereflektsiooni. Kui vaatate oma kaarti iga päev, ehk siis minul on ta tehtud seina peale, no see, mis mul selja taga on, see ei ole see. Mul on töötoas selline tuleviku unistuse kaart, ehk siis vision board on see vist inglise keeles, ma ei ole väga kõva inglise keeles, aga see oli mega huvitav teha, aga jagage kommentaaridesse, kui te olete sellised teinud ja jagage kogemust, et kas on läinud ka täide. Nii, et hakata siis alateadlikult kujundama oma käitumist, et saavutada selle, mis seal on ette kujutatud, eks tegelikult selle kaardi peale saabki panna siis sellised pildid, mida sa kuskilt välja lõiganud, kas või aasta jooksul või mida iganes. Mina olin konkreetselt koolitusel, kus tehti, ja oli see nii mega, et enne seda tehti ka selline meditatsioon, et siis oli täiesti selline zen, et meil oli kõik sellised samal lainel olevad inimesed seal, et see oli nagu mega hea. Mul kahjuks ei ole praegu koolitaja nimi meeles, aga Eestis tehakse neid kindlasti hästi palju ja erineval moel. Et need, kes kasutavad eesmärgikaarti, saavutavad oma eesmärgi 75% tõenäolisemalt kui need, kes seda ei tee. See pole trend, vaid psühholoogiline vajadus tulemuste saavutamiseks. Et kahjuks ainult unistamisest ei piisa. Et kujutage ette, et oled mingisuguse ristteel, kus on 10 erinevat teed. Et igaüks neist võib viia teie elus erinevale stsenaariumile. Teie soov on ühes neist reaalsustest juba olemas, seal kaardi peal siis. Kuid selle saavutamiseks peate astuma konkreetseid samme, ehk siis see, et see tulevikukaart, ehk siis eesmärgikaart, kuidas seda nimetatakse, vision board, mida iganes, et siis sinna me tegelikult juba paneme, seal on hästi ära kujutatud nagu kodu, töö, vaba aeg, kõik asjad, reisid, värgid, särgid, rahad. Et siis seal me tegelikult juba paneme endale täpselt need sihid, kuhu poole liigume. Et lihtsalt oma unistuste kirja panemisest või selle visualiseerimisest ei piisa. Noh, tegelikult ma ütlen niimoodi, kui sa oled ikka megalaisk, siis ära tee mingit pilti, vaata. Et kirjuta, et see on ka juba minu meelest pool võitu. Oluline on mõista, millised tegevused teid selleni viivad. Tahan muidugi täpsustada, et kui sa teed pilti, siis muidugi kirjutamine annab ka veel omakorda seda energiat, sest tegelikult kui sa nagu mitte midagi ei tee, et lihtsalt unistad, siis see jääbki siia argipäeva mõtlemiste sisse. Ja see muidugi tulebki appi ka see numeroloogia psühholoogia, mis ma nüüd teile hakkan siis rääkima, milline sinu isiklik aasta on. Nii, siis selleks, et minna edasi selle arvutuse juurde, siis sa peaks tegema sellise lihtsa arvutuse, et milline su aasta siis tulemas on.
Muuseas, enne kui ma sinna lähen, et ma olen saanud kommentaarideks, et miks mul ei ole neid ajavööndeid. Teate, tunnistan päriselt ülesse. Ma olen üsna algaja nende asjade juures, ma olen üritanud seda teha, aga siis mul ei õnnestunud, et kes on nutikam, võib mulle näiteks kirjutada ja aidata seda teha. Ma jah, täitsa nagu ikka üritasin. Ja teiseks see, et kui sa oled väga nutikas, et siis pane kommentaaridesse need ajavööndid, et kui sa oskad seda teha. Et ma olen nagu siiralt tänulik sulle. Vot, et eks ma õpin iga päev ka rohkem ja rohkem, seepärast et eilne salvestus näiteks läks täiesti vussi, mul lihtsalt telefoni, mis oli see mälu sai täis, ma olen täna täiesti olnud selline, mis ma nüüd teen, aga nüüd siin ma olen, uus katse. Nii, tehke siis see lihtne arvestus, ehk siis see, et 2025 tegelikult kokku on 2 + 2 + 5 on 9, eks ju. Siis võta enda sünnipäev ja siis võta oma sünnikuu ja liida need kokku oma vahel. Ehk siis näide, kui sa oled sündinud 12. oktoobril, see on 12 ja 10 ja number 9 liida sinna veel taha, ehk siis see on summas 2025. Ehk siis sa saad summaks, proovin uuesti ütelda, 12 + 10 + 9 teeb kokku 31. Siis liidad kokku 3 + 1, saad 4. Ehk siis see tähendab seda, et sa pead kuni sinnamaani, kui sa saad 9, et see on nagu maksimum. Ja tuletan siinkohal meelde, et see prognoos, analüüs aasta kohta on üleüldine, et ära hakka siin väga nagu tähti närima. Et võta siit see info, mis sind kõnetab, kui sind ei kõneta, siis lihtsalt nii ongi. Ja see, mis ma soovitan sul nagu tähele panna, on see, et kui sa nüüd vaatad nagu seda aastat, siis meenuta, sa saad siit ka ju välja lugeda, mis su eelmine aasta oli, eks ju, sest kui sa liidad kokku 2 + 2 + 4, selleks sa saad siis kokku 8, saadki arvutada kokku näiteks oma sünnipäeva kuu ja pluss eelmine aasta, see 2024 on 8, paned selle sinna taha, liidad kokku, sa saad teada, milline energia sul oli enne. Ehk siis tegelikult ma ütlen saladuskattel, kui sa oled selle aasta energias näiteks number 8, siis eelmine aasta sa olid 7, sellepärast me liigume 1 kuni 9-ni ja siis hakkab jälle otsast peale. Et tasub siin hästi kuulata, sellepärast et teate üks asi veel, kui te näiteks mõtlete praegu, kui sul on näiteks see 8 aasta energia, eks ju, siis sa mõtled tagasi 9 aastat, siis sa olid ju jälle seal 8 energias, et siis mõtle, mis sul siis toimus sellel aastal, need sündmused. Ja see on nagu väga mega mõelda, sellepärast et nagu justkui see olukord on sama, aga inimesed ja keskkond on siis erinevad, jah. Et nii ongi. Mul tuleb nii palju mõtteid seal vahepeal, tahaks kogu aeg tulistada, aga ma nüüd lähen teemasse tagasi. Nii. Ehk siis räägin natukene aastast 2025, mis see üldse nagu tähendab. See on siis 9, et kui 9 on selline lõpetamise aasta, 2025 ongi lõpetamise aasta. No mis siin võivad juhtuda, on siis see, et kui on nagu pikale veninud selline draama, suhe draama töökaaslasega, lähedasega või mida iganes, siis võib tulla lahutusi, lahkuminekuid, töökoha vahetamisi. 9 energia viitab sellele, et on saabunud aeg viia lõpule see, mis on ammu oma aja ära elanud, ehk siis selline kummi venitamine peab ära lõpetama. Ja peaksid hakkama keskenduma sellele, et okei, selleks, et uus saaks tulla, peab nagu vana ära lõpetama ja ära viskama. Seda on mul lihtsam ütelda, kui teha arvatavasti. Ja siis nüüd, kui me oleme 2025 aastat, siis pead mõtlema selle peale ka, et milliste inimestega sa enam suhelda ei taha, millist keskkonda sa tahaksid vahetada ja üleüldiselt näiteks kodus ka võiks teha näiteks mingit mega suur koristust, eks ju, selle sa teed 1 päevaga ära äkki, sõltub maja suurusest. Et aga tegelikult ütleme see, et saad ju remonti teha, et siis nagu vanad asjad maha, uus peale ja nii edasi. Niimoodi tipa-tapa vaikselt hakkad mõtlema selle peale, seepärast et aasta 2026 on kõik uus, septembrikuus. Et aga see ei tähenda, et see on nagu lihtne, selles mõttes, et ülemaailmselt. Ma ei ole veel nii pädev sellest kõigest veel rääkima, mis ülemaailmselt on, et sinna ma veel arenen, aga ma tean seda, et kui nüüd võtad nagu oma kodukeskkonnas, et siis nagu lõpetad ära, suhted võivad lõppeda, uus töökoht on sind juba kuskil ootamas, vana lõpeb ära või jäid töötuks, mida iganes, et siis ära muretse, et see kõik tuleb sulle. Et see lihtsalt universum teeb sulle nüüd nagu ruumi selle uue tulemiseks, mis siis toodab meile see 2026 järgmine aasta, aga ülemaailmselt võib tähendada seda, et üleuputused, mingisugused, saad aru, mingi sinna vau, mingid asjad nagu lagunevad.
ma ei taha nagu võtta vastutust nüüd sõja osas, seepärast et ma tõsiselt, ma ei jälgi poliitikat, vot see on nagu, ma ei tea, kas see on mu miinus või tugevus. Info tuleb alati õigel ajal minuni, et ma jään ennast sellisest negatiivsest infost eemale, et kes mind juba lähemalt tunnevad, teavad, et ma ei vaata televiisorit juba aastaid. Et siis lihtsalt teatuid asju, kui ma väga tahan vaadata. Jälle ma topsin ennast siia vahele, aga okei. Et no võib-olla teiesuguseid on rohkem, kirjuta ka mulle kommentaarides, kui sa ka telekat ei vaata. Ehk siis ma piiran ennast, minu ümber on inimesed, kellega mul on hea areneda ja ma tean, et ma kogu aeg liigun ülespoole. Seepärast, et negatiivne info ei ole minu jaoks kasulik. Nii, aga lähme nüüd asja juurde. Ehk siis, kui sa liitsid kokku päev, enda päeva, kuu ja siis aasta 2025, see on siis 9. Siis, ja kui sa said number 1, esimesel aastal peate võtma enda eest täieliku vastutuse. See ei ole lihtne, kuna eelmisel 9 energia all oli palju asjaolusid, mis nõudsid lõpetamist ja vabastamist. Ehk siis see, et kui sul on nüüd, sa said kokku liites number 1, tähendab seda, et eelmine aasta oli sul 9. Ja vaata, kui naljakas, natukene tuleb sinna nagu ristiriid, sellepärast, et aasta ise 2025 on justkui nagu 9, aga sinu isiklik aasta selle sees on 1. Et siis on nagu see, et nagu justkui sa peaksid midagi lõpetama, aga justkui sinu isiklikus elus nagu kõik hakkab uuesti. Ehk siis nüüd on tõesti enda näitest, minul on isiklik aasta number 1, aga nagu globaalselt on 2025. Et mingid asjad nagu justkui lõpevad mu ümber, aga mina, kas te olete mind enne näinud YouTube'is, kas te olete enne TikTok'is mind näinud või kuskil mujal olete mind enne näinud niimoodi nagu toimetama, sest teate, mu sees on lihtsalt nagu mingi asi, mis mind lükkab kogu aeg tegema. Ja mulle on öeldud, et ei tasu teha, vaata siis sa saad seda, siis hakatakse just seda rääkima, juba tehakse minu hääli järgi kuskil kohas. Ja siis, et see ongi see number 1, nagu see energia, kui sul on nüüd see aasta number 1, siis tähendab seda, et su sees on ammu olnud mingisugune kipitus, saad aru, et sa nagu sipelgad on kogu aeg püksis, et sa lihtsalt pead midagi tegema, aga sa nagu täpselt ei tea, siis korraga tuleb, vau, ma hakkangi seda tegema. Ja ma tahan siin nagu panna sulle südame peale seda, et palun ära kuula neid negatiivset informatsiooni, mis sulle räägitakse, seepärast sina pead kuulama nagu seda kohta, südant. Ma ei tea, kuidas te näete, kas süda on siin või siin, vahet pole. Ja ehk siis sul on täiega selline power sees, et sa oled nagu segamini ja tead, su lähedased võib-olla ei tunne sind ära, isegi mõtled, kuule, rauna maa, mis sul juhtus. Aga proovi sõbralikult seda seletada ja rääkida. Tähtis on see, et ära tõsta nokka, ära ülbeks mine. Vot, ole rahulik edasi, aga lihtsalt hakka toimetama vaikselt ja tee selgeks oma lähedastele, et sul on see tohutu vajadus. Nii, ja number 1 aastal, tähendab number 9, mis sul eelmine aasta oli, tuletan meelde, sul võisid olla ka sellised rahalised raskused, võisid olla sellised väga keerulised ajad, ehk siis kõik jooksis nagu kokku, sa mõtlesid, et appikene, millal see nagu ära lõpeb. Ehk siis number 1 puhul on oluline seada eesmärke mitte ainult järgmiseks, vaid ka järgmiseks 9 aastaks. See, mida sel aastal külvame ja millistes valdkondades hakkame tegutsema, määrab tulemused tulevikus. Seetõttu on oluline oma tugevaid külgi õigesti jaotada, toetudes iseendale isiklikule kasvule, mitte teiste arvamustele. Eks ma vahepeal loen, mis ma olen üles kirjutanud, et ma nagu väga reelt maha ei jookse, aga jah, nii see ongi. Ehk siis kuula oma sisetunnet, minul on nüüd väga hea nagu eesmärk, kuhu ma tahan minna, ei jäta järgi, kui laiskus tuleb peale, natukene puhkan. Näiteks nagu eile see video ei läinud ülesse, no ikka megakuri olin, nagu päriselt. Siis mulle ütles keegi, et äkki ma olen liiga aktiivne olnud, siis ma mõtlen, sorry, et aga mul tundub, et praegu on täpselt tulistamise aeg. Ja sul on ka võib-olla selline sama tunne, et sa nagu ei tea, miks, aga sul on vaja nagu kogu aeg teha midagi. Et mina ütleksin niimoodi, et tee, proovi, me oleme ainult üks kord elus siin. Nii et pane see õige seeme number 1 aastal sinna mulda ja arvesta sellega, et see hakkab nüüd rulluma nii, kui sa hästi kastad seda, hästi toidad seda, siis hakkab number 9 nagu mõnusalt megalt kasvama. Ehk siis hoia ennast ree peal. Vot, hoiame kokku, number 1. Nii, number 2, kui sa said siis sünnipäeva, kuu ja aasta number 9, ehk siis see on 2 + 2 + 5, 2025 aasta number. Sa võid tegelikult, sa ei pea seda 9 panema, pane lihtsalt 2025 liida kokku. Et siis
sa said number 2, siis olete number 2 energias. Ja sel aastal on oluline keskenduda suhete valdkonnale. Neile, kes on juba suhtes, on see proovile paneku aeg. Kas oled oma partneris kindel ja kas soovid seda suhet jätkata? Vallalised saavad oma hingesugulastega kohtuda, laiendades oma suhtlusringi ja luues uusi tutvusi. Et neil, kes on paari suhtes juba proovile pandud, on käesolev aasta suurepärane eostamine, rasestumine või siis sünnitamine, ehk siis ma räägin natukene paremini seda lugu. Ehk siis nüüd, kui ma rääkisin enne number 1, vaata siis number 1 on selline nagu vau, asjad, kuule, hakkame nagu vundamenti laduma. Number 2 on see, et nii, rahune veitsa maha, keskendunud oma perele. Nüüd sa oled nagu 1 aastaga siin rassinud, on ju, aga nüüd sul on perekond ka. Ehk siis number 1 puhul ongi see, kui ma ütlesin, et ära tõsta nokka, tähendab seda, et ära muutu ülbeks, arvesta sellega, et sul on ka perekond, võtta aeg maha. Mina tunnengi vahest, et mul on väga raske aega maha võtta. Ütlen siis ka seda, et kui ma teile edukuse koodist olen rääkinud, siis mul on hästi palju mehelikke numbreid. Et mul on selline läbi seinte. Võt, mina pean endal naiselikkust või sellist, ütleme nagu siis pehmekest nagu harjutama. Ja need on need miinused ja plussid, mis ma teile räägin, ei ole halba ega häid inimesi, vaid lihtsalt see, et kui sa tead, et sul on rohkem mehelikke numbreid, mis on mehelikud numbrid, kui sul on sünnipäevas lihtsalt ainuüksi juba 1, 5, 7, 9, palju 8 vist ka äkki. Siis järelikult see, kui sa oled siis naine, vaata, siis sa pead lihtsalt oma seda naiselikkust natukene rohkem arendama. Vot. Nii. Ja siis see, et kui sul selles ütleme siis see partnerlussuhe hakkas nagu justkui kiiva keskuma, siis pigem vaata enda sisse selle number 2 energia juures, seepärast et võib-olla siis, kui sa olid energias 1, olid sa liiga selline nagu järsk, julm, et lihtsalt palu oma elukaaslaselt, on ta siis naine või mees, palu andeks, ütled, et tibukene, kõik on hästi, et lihtsalt ma pidin eelmine aasta olema siin nagu agressiivsem. Agressiivne on vist vale nimi, okei. Nii, aga siis teate, mis number 2 on ka see, et sa pead ka selgusele jõudma, nagu mida sa siin elus tahad ja leidma siis selle tasakaalu töö ja pere vahel. Nii, et sel aastal on oluline hingata ja ringi vaadata, kes sind ümbritsevad. Oluline on mõista, et tulemuste saavutamiseks ei piisa ainult iseendale lootmisest. See kehtib nii äri kui ka isiklike suhete kohta. Tuleb hakata suhtlema, kogemusi vahetama, leidma mõttekaaslasi ja toetavaid kogukondi. Keskenduda tuleks suhetele, mitte rahale, nii nagu ma teile ütlesin. Kui te ei loo sidemeid enda ja ümbritsevaga, on teie rahaline heaolu küsimärgi all, ehk siis siin peab tekitama tasakaalu. Ei tohi nagu liiga, ma ei tea, vaata igaühe jaoks on nagu see oma koht, et mis on siis liiga ja mis mitte, aga tähtis see, et nagu tasakaal. Nii, et suhe oleks korras ja ka raha. Mina ütleksin, kõige parem oleks tegelikult sellise number 2 puhul see, et kui sa nagu oma elukaaslasega, on ta siis sul mees või naine, teeksite juba number 1 aastal nagu koos projekti. Jah, aga number 1 aastal on see, et ei tohi nagu egoistiks muutuda teineteise suhtes, seepärast, et kõik peab olema nagu balanssis. Nii. Et kui sa paned number 2 aasta energiaga, ehk siis kui sa said kokku liites siis sünnipäev, kuu ja aasta 2025 kokku number 2 ja sa paned esikohale raha, siis tähendab seda, et sa võid jääda kõigest ilma, et kas nii perekonnas kui ka siis ütleme rahast. Et alati peab olema tasakaalus kõik asjad. Kui sa said 3, siis kätte on jõudnud 3 energia, selle aastal tahad rohkem nautida positiivselt külgi, mida need 2 minevikus kaasa tõid. Ehk siis see number 1 oli nagu selline tugevam, on ju. Number 2 hakkas juba pehmenema ja siis 3 on see selline vau, et selline mõnus. See on aeg, mil on oluline suhelda ja suhetest rõõmu leida. Aasta on suunatud isikliku elu positsioonide tugevdamisele ja silmaringi laiendamisele. Kui ehitasite eelmisel aastal suhteid enda ja maailmaga, siis nüüd on aeg selle töö tulemust nautida. Liigne hoolitsus ja kontroll suhetes ei ole hea. Ehk siis on nüüd miinus. Ehk siis number 3 puhul on see hea, et kui sa lihtsalt nüüd nagu võtad täiega nagu sellise relaxi, rohkem perekond, uued tutvused, selline nagu mõnus. Või siis siin ei ole rõhk tegelikult niivõrd palju nagu uutele suhtlustele, kui võid sellele, et sa nagu oma perekonnas saad nagu väga hästi hakkama, sugulased, suguvõsad kokkutulekud, sellised, tunned täiega nagu sellist väikest mõnu, aga ära unusta oma tööd ja äri ja mis meil kõik on. Ja miinus on 3 puhul see, et kui sa muutud liiga kontrollivaks, ehk siis see, et kus ta läks, ta pole mulle helistanud.
ta pidi juba 5 minutit tagasi kodus olema. Või siis lapse suhtes kontroll või siis üleüldse nagu ärikaaslaste suhtes, et usalda rohkem. Seepärast, et see on muidu hakkab sind nagu lõhkuma. Seal võib tulla see kriitiline periood, et sa hakkad selles number 3 aasta energias, et sa hakkad nagu rohkem nagu üle pingutama, vaata selle peale, et võttis autoga tagasi, ei toonud vaata õigel ajal. 2 minutit hilines. Noh, ühesõnaga, natuke liialdasin, aga nii. Ja ära siis jäta kasutamata selle aasta võimalust, et tõhusalt areneda. Ja laienemine toimub kõigis eluvaldkondades, nii rahas, suhetes ja vaimsuses. Ma olen siis seda teile rääkinud ka, kui te saate mina ütleksin tegelikult A ja O on esiteks suhted oma vanematega korda. Teiseks see, et su perekond, kus sa elad, mees, naine, lapsed ja nii edasi. Et see korda, siis teate, rahaasjad hakkavad ise ka paika loksuma, seepärast, et kui sul on täielik harmoonia ja teineteise mõistmine, et ei ole siis nagu kinamist või niimoodi, siis nagu kõik asjad nagu läheb, seepärast sa alati toetud oma partneri, kui sul oli kehva päev, siis te räägid, et ära mured, kõik on hästi kiisu-miisu, noh, mida iganes. Nii, ja see aitab nagu tohutult sinu kasvule, arengule, kui sul on see nagu hea ja turvaline keskkond. Kui sa said 4, võt nüüd läheb põnevaks. 4 aastal on väga oluline olla keskendunud tulemustele ja liikuda oma eesmärkide poole, järgides väikeste sammudega süsteemi. Ehk siis süsteemi all mõeldakse seda, et kui sul on eesmärk, siis sa oled pannud sellised väiksed vahe-eesmärgid ja siis tipa-tapa selle järgi nagu läinud. Mäletad, seemne sa paigutasid juba siis, kui sa olid 1. aastal. Eelmisel aastal oli siis see 3. energias, ma nüüd nagu kogu aeg lähen kasvavalt edasi, eks ju. Siis oli kõik enam-vähem nagu lihtne. Ja ainsaks takistuseks oli laiskus, vot see, mis meelde nüüd tuli ka, et kui sa olid energias number 3 eelmine aasta siis, eks ju, siis sa võisid olla selline, et ma ei viitsi, vaata, ma täna ei tee, ma teen homme ja homsest tuligi nagu pool aastat. Et 4 jällegi nõuab sellist pingutust ja tööd. Paljud inimesed võivad kogeda depressiooni, arvates, et nad pole millekskiks võimelised. Ehk siis see, et number 4 nagu annab iseenesest sulle seesmist sellist nagu, et sa pead tegema lihtsalt, sa pead minema nagu tegema ja siis sa mõtled, et mis asi see nüüd nagu on, et sa ei saa nagu aru, et sõltub meie närvisüsteemidest kõigest muust, eks ju, mis elukarmad meil kõigil on, siis lihtsalt see, et sa nagu murdud. Et oluline on keskenduda eesmärkide seadmisele, aja planeerimisele, oma tunnete ja tervise jälgimisele ning pühendada oma tervislikele harjumustele. See on aeg luua kindel alus edasiseks harmooniliseks eluks. Ehk siis tegelikult nüüd läheb nagu väga põnevaks alles need järgmised aastad. 4 aasta toob kindlust kõigesse, mida puudutate. Siiski on oht langeda negatiivsesse mõtlemisse. Ehk siis siin on see vaata, et 4. energia annab sulle seda nagu, et sa nagu pead tegema, selline nagu sisemine vajadus, aga see on nagu umbes nii, et miks ma ei saa, miks ma ei jaksa, miks ma täna üles ei taha tulla, et appikene, ma olen 4 tundi olnud tööl, aga ma ikkagi nagu ei jaksa, ehk siis muidugi siin on palju põhjuseid, mida ma nagu ütleksin, jälle see tuleb sünnikaardist välja, kas sa üldse teed oma õiget tööd või mitte, aga lähme tagasi siia aasta energia juurde. Ehk siis sageli toimuvad muutused ja selles 4 energias inimene võib hakata kaotama oma eesmärkide ja plaanide mõistmist, kahtlema, kas ta on õigel teel ja siin on oluline koht ka see, et ära lase ennast oma ümbritsevatel mõjutada. Sest siin on see, et kui sa hakkad nagu väsima ja tramm saab otsa, siis võib tulla väga tore linnukene ja rääkida sulle, et kuule, see eelmine aasta oli nii nagu edukas, et aitab küll, võtta natukene lahedamalt, vaat nüüd on suvi ka tulemas ja 3 kuud täielik relaksi, et mina soovitaksin seda, et ära pigem kuula palun oma südant, ta on siin mul. Tegelikult mitte südant niivõrd, aga siis seda oma intuitsiooni. Et negatiivsed inimesed võivad sind lihtsalt alt nagu alla vedada. Et samas kui edukad ja positiivsed inimesed aitavad just sul säilitada eneseusku, et ümbritse ennast selliste inimestega, kus sa tunned turvaliselt ja sa tead peale nendega kohtumist, et vau, issand, kui lihtne see on. Nii, ja ära alahinda oma väikseid õnnestumisi, seepärast, et need viivadki suurte tulemusteni. Ehk siis ära hinda ennast mingisuguse teise inimesega. No ehk siis ütleme niimoodi, mina praegu nagu täiesti algaja YouTuber, eks ju. Nii huvitav on see nimi YouTuber. Aga kui ma ennast võrdleksin kogu aeg mingi numeroloogiga, kes on nagu, ma ei tea, kui kaugel, siis teate, ma mõtlen niimoodi, et okei, ma panen butiigi kokku, et ma üldse ei viitsi sellega tegeleda, sellepärast, et kes ma siis olen, kuhu ma rühin, et hakkab nagu selline räigelt häbi, et ma parem lähen istutan lilli praegu, või siis kogu aeg istutan lilli. Et aga teate, kui teil on nagu see seesmine vajadus, siis lihtsalt tuleb teha ja ärge
kuulake seda ümbruskaudset mulinat, sellepärast et teate, kui palju on toetavaid inimesi, nagu mega palju. Pange kommentaaridesse siia, kas teil on selliseid situatsioone olnud, kus teid nagu räigelt tahetakse alla vedada ja mina ise olen isiklikult nagu seda meelt, et need inimesed on lihtsalt kadedad, sest südamest väga paljud tahavad teha tegelikult midagi muud, mida nad päriselt teevad. Ma tegin ühe sellise, ma ei mäleta, kas oli lühivideo või tegin pikema video selle kohta, kus ka keegi oli mulle kommentaarides midagi öelnud. Ma ei loe kommentaari, kui on negatiivsed, selle jaoks mul on mega armas assistent, kes mul seda teeb. Et kui tahate teada tema tegemiste kohta, siis ma võin reklaamida teda, kirjutage mulle sinna numbritekeel@gmail.com. Ta on nagu mega hea ja ta hoiab mind ära nendest negatiivsetest asjadest. Seepärast, et see muidu ei anna mulle inspiratsiooni, see tõmbab mind alla. Ja nii kui ta rääkis seda, siis ma lihtsalt, mul oli nagu vaja teha see video. Okei. Ma loodan, et need jutud, mida ma räägin, need tulevad mingi põhjusega, seepärast, et võib-olla sa pidid just praegusel hetkel seda kuulma. Nii, ehk siis ma olen väga tänulik, kui sa paned kommentaaridesse, mis aastanumbri sina said, kas sa said mõtteid, kas see natukene loksutas sind paika ja kui sa oled siia nüüd mingil põhjusel kogemata tulnud, siis telli mu kanal selleks, et saada rohkem ja rohkem informatsiooni. Teate, tegelikult mul on nagu nii suur list, mida ma tahan teile kõike rääkida, seepärast, et nii palju on sellist üleüldist infot, mis tegelikult juba väga palju aitab. Ehk siis sünnikaart on sinu isiklik kasutusjuhend, nii nagu IKEA-st ostad mööblieseme selleks, et teda õigesti kokku panna. Ehk siis sünnikaardist sa saad selle teada. Ja meil on hinnakiri ülemal praegu Instagrami lehel, aga peatselt on valmis ka kodulehekülg, kui sa saad hinnakirja teada, aga kui sa tahad juba kiiremini seda kätte saada, siis soovitan kirjutada mulle Messengeri siis või sinna Gmaili. Igal pool leiad mind nime alt Numbrite Keel. Nii, lähme edasi. Ja kui tundub, et tahad jagada seda, siis ma olen sulle siiralt tänulik ja pane pöidlanupp ka sinna alla, sellepärast, et see on jälle märk sellest, et sulle meeldis. Nii, lähme edasi. Aasta hakkab varsti juba poole peale saama. Number 5. Viie aeg on kätte jõudnud ning aasta number 5 kannab endas kergust, mängulisust, uute teadmiste energiat. Inimene hakkab tahtma üha sügavamalt õppida, avastada uusi horisonte ja saada uusi teadmisi, et kogeda vabaduse ja elu maitset. Ehk siis sul võib tunduda, et sa tahad nagu midagi uut õppida. Möödunud aasta muster, ehk siis see 4, millest just rääkisin, õpetas aga meile, et lihtsust pole olemas ja ainult raske tööga suudame oma eesmärki saavutada. Sel aastal on oluline strateegiat muuta, ehk siis see number 5 aastal. Ja siis see number 5 õpetab sul seda, et sa peaksid kergemalt võtma, et natukene vaadata ennast seismiselt, kes sa oled, ehk siis oma vaimsust ja see ka, et jagada oma kogemusi teiste inimestega, ehk siis sellel aastal, kui sul on energia 5, sest võib täitsa vabalt tulla mingi YouTuber või siis Instagrami või TikToki näiteks avada endale, et sul on nagu räige vajadus nagu jagada oma teadmisi või oskusi. Ja 5. energias, 5. aasta energias, kui sa liisid nüüd kokku, mäletad sünnipäev, kuu ja aasta 2025, mis teeb lühidalt juba 9, et sa tutvud uute inimestega, soovitavan siis nendega rohkem kohtuda, koos läbi käia, rohkem reisida, uusi piirkondi uurida, uued koolitused, uued huvid. See on aeg, mil elu saab jagada justkui nagu enne ja pärast. Ehk siis see, et see 4. aasta oli selline nagu raske ja lohisev, nagu ei suutnud ära oodata, millal tuleb nagu 1. jaanuar, et kõik saaks läbi. Ja siis sellel aastal justkui nagu tulevad uued tööideed ja igasuguseid asju. Et peaasi on jääda ressurssi ja mõista, mis teie elus toimub, et mitte tagasi libiseda, vaid oodata oma eesmärke ja tulemusi. Aga mitte ainult oodata, tegutseda tuleb ka. Seepärast, et selle 5. aasta energias on justkui nii, et nagu universum teeb oma uksed lahti, ehk siis nagu vasikale tehakse uks lahti, öeldakse jookse. Ja kusjuures see number 5 on justkui nagu vasika moodi ka, ehk siis mulle lapsena öeldi niimoodi, siis kui ma vahest ei püsinud puus ega pudelis, et ma olen nagu vasikas, kellele värav lahti tehti ja jookse, vaata. Et siin nagu number 5 energiast tulebki selline tunne, et ma võtan selle koolituse, ma võtan teise koolituse ja siis korraga sa nagu vaatad, et issand jumal, ma 5 koolitusele ennast kirja pannud, et appikene, kuidas ma kõik ära jõuan. See on tegelikult väga suur miinus, sellepärast, et sa tegelikult peaksid suunama nagu oma tähelepanu ühele asjale või siis sul on korraga nagu sa teed 24H teed lihtsalt tööd, sul on 3 töökohta
ja siis lõppkokkuvõttes on see, et sa ikka nagu raha rohkem ei saa. Et mõtlesin väga hästi läbi, et see, et sa peaksid nagu võtma just ühe asja. Vot. Niimoodi, ja kui sa leidsid, arvutasid kokku number 6, leidsid aasta number 6. Ja siis sel aastal me tahame justkui väga süvitsi minna suhetesse nagu iseendaga. See on aeg enese leidmiseks ja mõistmiseks, mis on tõeliselt oluline. Tegelikult number 6 on selline armastuse aeg, armastuse aasta. Nii suhtes kui iseendas ja nii edasi. 6 energias kohtutakse sageli oma elu armastusega, kui sa oled üksik. Ja kui sa oled juba suhtes, siis võib sattuda selline olukord, et nagu te lähete üks level ülespoole. See tähendab seda, et nagu mitte midagi nagu juhuslikult ei juhtu, sa pead ise hästi palju nagu panustama, nii sinu partner kui sina. Aga mäletage, mida ma olen teile öelnud, selleks, kui sa tahad, et sinu partner muutuks, siis kõigepealt muuda iseennast. Teate, kui palju ma olen kuulnud vingukotti oma elus, et ma mõisin selline, ma olen ise ka sellist paska suust välja ajanud, sorry. Aga siis, kui ma nagu enesearengu teele sattusin, siis teate, ma sain aru, et kõik ju muutub minust endast. Mida rohkem ma vingun naisena, seda rohkem on ka minu mees negatiivne. Ehk siis mehed täpselt samamoodi. Mida rohkem sa kodus vingud, seda rohkem vingub ka sinu naine. Nii, et süvenege sellesse. Ehk siis number 6 on see, et võib tulla täiesti nagu mingi uus armastus. Ehk siis, kui sa oled seal 20 aastat juba abielus olnud, siis korraga mõtled, kui lahe kutt mul on. Mis sest, et me 20 aastat koos oleme elanud. Või siis, milline printsess mul on. Et mis sest, et natukene 3 numbrit suuremaks on läinud, aga ikkagi. Nii, aga mis siin siis nagu negatiivne võib olla see, et sa hakkad nagu ennast nii palju armastama, et sa unustad oma selle lähedase ära. Et see on nagu väga oluline tähele panna ja ka see, et sul võivad tekkida armuke, mis ei ole üldse hea. Nii, et siin on nagu väga vaja siis süveneda põhimõtteliselt nagu jällegi tasakaal tuleb leida, ehk siis armastada iseennast, seepärast siis ka teine armastab sind rohkem ja pakkuda ka välja seda oma armastust siis oma lähedasele, oma partnerile, on see siis mees või naine, sõltub, kes sa nüüd oled, kes sa mind kuulad, eks ju, ja ka oma lastele. Sellepärast, et teate, siis kus see 5. aasta, mis meil oli eelmine aasta, see oli selline nagu sinna-tänna kogu aja mingi uued asjad ja siis see nagu muster jääb nagu meile kergelt sisse, selline 6. aasta tähendab seda, et relax, tasakaal ja selline rohkem nagu vaimselt süveneda ja armastust pakkuda. Nii. Ehk siis kui number 5, ehk siis eelmises aastas proovisime palju uut, siis nüüd on oluline teadvustada, mis täpselt rahulolu pakub, ehk siis leida seda rahu iseenda sees. Ja see arusaam aitab tugevdada siis sinu suhet iseendaga ja oma partneriga. Sellel aastal võib muidugi tulla ka pulmad, siis keegi võib rasestuda, sageli 6. aasta energias, sest armastust on mega palju õhus. Ja muidugi teie, kes te olete siis juba teate 50 ja nii edasi või siis 40 ja nii edasi, teil on juba lapsed olemas, te ei taha lapsi. Et ärge nüüd kartke, et 6. aasta energias jääte rasedaks, et see tähendab seda, et kas tuleb äkki lapselapse uudiseid või mingeid selliseid uudiseid või siis see, et lihtsalt kui te olete pikas suhtes olnud, siis teil lihtsalt tuleb armastust nii palju juurde, ehk siis te liigute nagu teisele levelile või 25. levelile, et kus te siis praegu ka olete. Mina ei mõõda leveleid, et selles mõttes, et alati on tore, kui armastust on õhus. Nii, vaatame, et ma siit midagi maha ei jätaks. Ja, et oluline on pöörata tähelepanu oma emotsioonidele, töötada oma suhete kallale, et saavutada tulemusi kõigis eluvaldkondades. Nii, et ma rääkisin teile, et kui teie suhted on kodus head, siis hakkab juba kõik muu ise paika loksuma. Siis loksub paika nii raha, tervis kui isiklikud sidemed. Ja muidugi see vajab siiski ikkagi teadlikku tööd enda kallal. Nii, lähme edasi. Number 7, kui sa liisid kokku sünnipäev, kuu ja aasta 2025. Mäletate, see oli siis number 9, see 225. Nii, siis 7. aasta tsükkel on inimese jaoks märk sügava enesetundmise ning oma mõtete, ideede ja kõige ümber toimuva analüüsimise ajast. Sel perioodil toimub järsk energia üleminek. Teate, see võib natukene isegi hirmutav olla peale seda 6. aasta energiat, sellepärast, et see number 7 on selline nagu vaimne, transformeeriv, see korraks ka sõna oli, selline aasta. Ehk siis nagu just, kui sa teed mingi kvanttüppe ja see võid olla korraga nagu täiega segaduses, sest sa ei saa aru nagu, kas hakkasid usklikuks äkki või sa oled mingi vaimulik või oled sa mingi esoteerik, seepärast, et sa hakkad justkui rääkima mingit
teistsugust juttu suust välja ja siis su lähedased võib-olla ei pruugi sest aru saada. Ja ei pruugi olla mingi usuga, võib-olla hakkasid korraga justkui nagu poliitikast näiteks huvituma, aga see on nagu sinu sees toimub nagu mingisugune selline mingi asi, nagu mingi restart, aga hoopis ei saa üldse aru nagu kuhu suunas. Ehk siis, kui eelmisel aastal oli rõhk armastusel ja harmoonial, siis nüüd on ülesandeks vaadata maailma ja iseennast kainelt. Kuuenda energias pandi meile justkui roosad prillid ette ja siis kui justkui idealiseerisime oma partnerid ja olukorda, olime nagu selline zen, kuid 7 energia aastas võetakse justkui need prillid jälle ära. Ja meid kutsutakse justkui vaatama seda reaalselt, seda pilku, kus sa oled. Ehk siis ja see võib põhjustada sulle šokki, isegi kriisi, kui inimene hakkab mõistma, et tema elu muutub dramaatiliselt. Ehk siis siin ka muidugi tähele panna, et kui sa nüüd eelmine aasta, ütleme, mis oli aasta number 6 energias, armusid, siis võisid ka olla need liblikad seal kõhus, eks ju, ja siis kui tuli see järgmine aasta, siis mõtled, et okei, mis muga eelmine aasta üldse toimus? Et miks me niimoodi nagu tegin? Nii, see on vaimsete jõudude kutsumise aeg, tuleb vaadata enda sisse ja pöörduda oma südame poole. Oluline on mõista, kuidas universumi seadused toimivad ja usaldada oma intuitsiooni. See tähendab seda, et justkui universum teeb tegelikult sulle uksed lahti ja siis tekibki selline veidi selline arusaamatus enda sees. Loogika strateegia ei pruugi sel aastal toimida, mistõttu on oluline toetuda sisetundele ja enesekindlusele. Mida rohkem me usaldame iseennast ja meid ümbritsevat maailma, seda suuremad on meie võimalused edu saavutamiseks. Ehk siis siin ma panen väga tohutut rõhku sinu vaimsusele, sinu intuitsioonile. Ja sel aastal võib tulla inspireerivaid ideid, kui nende elluviimiseks on vaja jõudu ja tuge väljast poolt. Ehk siis siin on väga oluline see, et sa ei lähe mingi tädikesega rääkima, kellega, mitte tädike, ütleme siis selline sõbranna, kellega sa tavaliselt klatsid vaata kõiki või siis emaga räägite seal sugulasi taga või mida iganes. Siin on nagu oluline see nagu võrgustik, hea võrgustik. Sellepärast, kui te mäletate number 1 energiast ja panite seemne maha, siis see number 7 aasta on justkui see, et sa lähed natukene nagu vaatad, kas muld on hea, kobestad seda, vaatad, ahah, seal on juba porgand kikkis, et midagi on toimunud, saad aru. See on see, et nagu lähed räägid porgandiga juttu võib-olla sellel aastal. Okei, nali naljaks. Ehk siis sul on vaja nagu seda võrgustikku selleks, et nagu leida seda tuge. Mida iganes sa selle 7. aastal ka teed, sellepärast, et sa võid teha täieliku kvanthüppe. Ja see on tegelikult hea ka teha, ehk siis sa võid ka näiteks oma kodukülas, kus sa oled elanud mingi 30 aastat, korraga sa mõtled, et sa tahad linna minna, siis jumala eest mine. Kui sa oled mingisuguses juba ühes riigis elanud ja korraga sul tehakse pakkumine näiteks minna kas tööreisile, välisriiki või mida iganes, või näiteks armusid mingisugusesse välismaalasesse ja tahad kolida mujale, ehk siis tema juurde, siis jumala eest mine, sellepärast, et siis toimub sul mingisugune transformatsioon sinu sees. Ja seal avanevad, mitte selles riigis, teises kohas ei avane uus võimalus, võib avaneda loomulikult, aga sina oled ju see, kes teeb seda, saad sa aru, jah? Et umbes, et ära võta nüüd reisi Türki sellepärast, et Merike ütles, et siis tänu sellele 7. aastal mul nüüd avaneb midagi. Sa pead endaga tohutult tööd tegema. Nii, et tee endale selline mõnus, mugav keskkond, kus sa saad areneda, kus sind toetatakse ja siis ka 7. energia aastal on sul võimalik alustada mingisuguse projektiga või siis vana projekti nagu ellu viia, mis sul on natuke soiku jäänud seal, ütleme eelmistel aastatel 5., 6., kui sa olid seal natukene roosa prilli kandja. Ehk siis see, et sa võid saada selle projekti liidriks. Nii. Ja see on tegelikult väga hea edukas aasta ka teha nagu mega kvanthüppe, ma olen seda mitu korda öelnud. Nii, aga kui sa said number 8, siis teate, esiteks 8 ma räägin seda, et see on raha number, eks siis see on karma number, ehk siis kas käsi kullas või mullas. Nii, 8. eluaastal energiaastal on inimesel väga oluline mõista, et kõik, mis tema elus toimub, on selle tulemus, mida ta viimase 8 aasta jooksul ära teinud on. Ehk siis nüüd on nagu see tõe hetk tulnud, vaata, ma ütlesin, et te panete seemne 1. energia aastal maha ja number 8 on see, et no nii, kas me saame saaki või me ei saa. Et sel perioodil hakkavad kõik varem külvatud seemned idanema. Mina ütlesin just saaki võtta, aga ma arvan, et võib-olla saab saaki ka juba võtta. Sel perioodil hakkavad tihti 8. energias naasevad ka
eelmistes, ütleme, aastates olnud mingid tuttavad, vanad elukaaslased, sellised, teate, see on selline, nii nagu ma ütlesin, raha-aasta ja karma-aasta, ehk siis karma. Universum annab sulle nagu pooleli olevad jutud nagu lõpuni viia. Ehk siis sa korraga saad kokku eksiga ja siis mõtled, mis asi see veel on nagu, et ma olen juba ta ammu ära unustanud, aga ju siis sul on mingi lõpetamata lugu temaga. Siis tuleb see ära lõpetada. Siis võivad tekkida mingid olukorrad, teate, sellised asjad nagu, et no ma ei oska ütelda, mis olukord see võib olla, aga ütleme selline nagu kriitiline olukord ja sa oled justkui olnud selles kriitilises olukorras enne ka. Ja sa pead selle ära lahendama, sest universum annab sulle nagu märku, et sa pole selle nagu enda sees selle läbi protsessinud. See võib teiste inimestega juhtuda, aga justkui see nagu, nad tulevad ju kõik meile peegeldama. Et universum, Jumal, Allah, ma ei tea, kes iganes, Alibaba, et kellesse keegi teist usub, eks ju. Mina usun, et universumil on jõud, et kõik, mis meie elus on, ei juhtu niisama. Et mina ka siin ei ole niisama. Miks mul oli tohutu vajadus tulla pilti. Kartsin seda väga teha, aga ma lihtsalt ütlesin ka oma lähedasele, ma lihtsalt ei tea, mis see on, aga ma pean tulema. Ja kartsin, mul on palju lähedasi ja kartsin alguses kriitikat tegelikult, mis on tegelikult nagu megalollus. Ja siin ongi see, et võtke 8. aastal palun vastu see olukord, mis teile tuleb. Ja võtke see tänutundega vastu, sellepärast te peate justkui kiitma universumit. Okei, ma lahendan selle nüüd ära, mis siin ikka. Et see justkui on siis karma-aasta ja samuti ka raha-aasta, nii nagu ma teile ütlesin. Kui märkate korduvaid stsenaariumi, tähendab see, et te pole teatud õppetükki läbinud, nii nagu ma teile ütlesin. Universum annab jõudu nende tsüklite lõpule viimiseks ja seda võimalust on oluline kasutada. Pärast rasket 7. aastat võib 8 tunduda veelgi raskem, kuna see nõuab tulemuste saavutamiseks kogu oma tarkust. Sel aastal on inimestel soov seada suuri eesmärke ja näha oma pingutuste vilju. Peaasi on teadlikult oma tegevuse tulemused vastu võtta ja oma äri laiendada. 8 tuletab meile meelde ka õiglust universumis. Kõigel, mis juhtub, on oma põhjused ja tagajärjed. Inimesel, kes mõistab seda sügavat tarkust, on võimalus jõuda rahaliselt uuele tasemele ja oluliselt suurendada oma sissetulekuid. Ehk siis siin on ka karma. 8 võib aga suhtesse tuua ka teatud raskusi. Partnerid võivad tunda üksteise suhtes külmust, kuna sel perioodil on inimene rohkem keskendunud oma tegevuse tulemustele kui suhtele. Teate, siin on väga oluline ka see, et siin võib tulla ka selline tugev kontrolli vajadus. Ehk siis siin justkui tekib jälle selline kriitiline olukord, kus sa rohkem süvened töösse, ei perekonda. Kui sa oled perekonnas juba, et sul on partner, koostööpartner, eks pigem on nagu praegu, mina räägin siis sellest kui nagu elukaaslasest, siis see karma aasta on raske. Ja kui teil on näiteks ühine firma oma elukaaslasega, siis see tuleb ka keeruline, aga te saate sellest üle, sest me kõik oleme sellest üle saanud. Tähtis on see, et mitte nagu loobuda, et mida rohkem te olete ümbritsetud nagu turvalise keskkonnaga, siis seda paremini te selle läbi saate. Uskuge mind, ma olen selle läbi teinud mitmeid kordi. Nii, et oluline on muidugi meeles pidada, et selles tundes, mis nüüd see number 8 aasta teile toob, et kus kodus nagu tundub, et nagu õhk on õrn ja ma ei tea, et seda õhku võib nagu noaga lõigata, et nagu miks ta niimoodi teeb või niimoodi, et tähtis on see, et ärge lahku minge. Ärge kiskuge seda pinget veel rohkem nagu üles, et lihtsalt elage see nagu üle. Öelge lihtsalt, et Merik ütles, et nüüd on raske aasta. Pange kõik minu õlgadele. Aga no raske see sõltub, kuidas sa sellesse nagu suhtud. Mina ütleksin, et kõik raskused on selleks antud, et need lihtsalt lahti lükata ja läbi sellest astuda. Seepärast siis tekibki või siis toimubki kasv. Nii, igal inimesel on elus oma protsessid, etapid ning selle mõistmine aitab harmooniat säilitada. Oluliseks muutub ka tasakaal vaimse ja materiaalsuse vahele. Kui inimene keskendub ainult materiaalsetele saavutustele, saab tema vaimsus seda tehes kannatada. Ehk siis, vot see oli ka väga hea. Küll on hea, et mul on spikker. Ehk siis, karma aastas võib see olla, et teil võivad nagu juhuslikult tulla, ma ütlesin kogu aeg nagu infot siit ülevalt, kui te näete, et ma vilgun katust, mitte katust, lage vaatan. Ehk siis, karma aastal võib teile keegi teha pakkumise nagu libeda raha teenimiseks. Siis ei või seda teha, sellepärast, et see on jälle siis karma paneb teid nagu proovile. Tehke kõike ausalt ja hoidke oma perekonda, sellepärast, et see on natukene keeruline aasta, aga kui te koos üksteist mõistate, siis on kõik hästi. Ja kusjuures ka see, et kui te näiteks teenindate inimesi
siis te ei tohi mõelda, et näiteks kui ma sellele inimese sellist teenust nagu teen, on ju, et sa ei tohi mõelda, kui palju see inimene mulle nagu raha annab. See on kõigile teile nüüd, kõik, kes te kuulate, ükskõik mis energiast olete, te peate mõtlema selle peale, et te tulite maapalli peale, me tulime kõik üksteisele midagi andma. Noh, mitte materiaalselt, eks ju, materiaalselt ka, aga pigem me oleme nagu vaimsed õpetajad üksteisele. Näiteks me emad, eks ju, mina olen ka ema. Siis ega ma ei kasvata last sellepärast, et äkki kunagi ta tuleb miljonäriks, on ju, et ei kasvatata niimoodi ja siis ta hakkab mind nagu hoidma üleval või üleval pidama, eks ju. Et noh, loogiline, et me ei tee seda, eks ju. Et siis samamoodi kui oma klientidega lihtsalt käituda, sest mina olen endale südame peale pannud, et miks ma teen seda YouTube'i kanalit, miks ma teile annan palju informatsiooni, sellepärast et ma tahan aidata teid võimalikult palju. Seepärast, et mul on ka elus olnud väga keerulisi hetki, kus ei ole lihtsalt teenuse ostmiseks mingit teatud raha olnud ja olen, noh, ma tean, kui raske see on, et päriselt tean, et isegi kurvaks muutusin nüüd ei ole midagi, kõik on hästi, et tegelikult me peamegi üksteisele rohkem väärtust pakkuma, et lihtsalt see, et mina aita seda vana inimest, mina aita teda või seda teist või käige varjupaigas koeri loomi toitmas, siis mina näiteks annan iga kuu varjupaika raha. See ei võta mult palju küljest ära, et õhutangi tegema selliseid tegelikult annetusi. Et see on kõik energia, see tuleb sulle hoopis teistmoodi tagasi. Muidugi annetuste tegemisel on ka selline lugu, et ärge tehke annetusi sellepärast, et no nii, ma pean sealt 10 korda tagasi saama universumi käest ja siis, kui sa mõtled, et no nii universum, et miks sa mulle tagasi ei anna, see on täiesti vale mõtlemine. Lihtsalt tehke see püsikorraldus ja ärge mõelge enam selle peale. See tuleb teile tagasi. Uskuge mind. Ja kui te kassas maksate, siis makske ka rõõmuga, sellepärast, et number 8 energias on see, et sa vaatad, hakkad igat senti lugema. Vaata, aga mõtlemist läheb muuta. No nii, lähme 9 juurde. Aitäh 9, et te nii kaua ootasite. Ja ma tuletan meelde, video alguses ütlesin ka, et kui keegi teist oskab ajavööndeid panna, ma olen nagu siiralt tänulik, kui te seda teete kommentaarides. Mina arvan, et te saate seda lisada. Ja võite ka mulle õpetusi anda, sellepärast, et ma üritasin seda teha. YouTube aitas ka, aga siis, kui näiteks number 9 koht pidi olema, siis ta avanes näiteks kuskil 7 juures. Mina ei tea, minu ajud ei võta, kuidas seda teha. Nii, aga lähme siis edasi. 9. elutsüklil on alati soov lõpetada lõpetamata äri. Ehk siis vaadake, pange nüüd tähele, see, kellel on number 9 energia, siis 2025 on ka lõpetamise energia. Teil on nagu mega hea selles suhtes, pange väga hästi tähele. 2026 on uus algus kogu maailmal ja sinul tuleb ka nüüd järgmine aasta nagu täiega uus algus, ehk siis kasuta seda võimalust ära. Et universum pakub tingimusi, mille korral on tõesti vaja midagi lõpuks sulgeda, ehk siis kas mingid pikale venivad projektid, mingid suhted, mingi sõbrannaga, kes on nii tüütu või siis mingi sõber, kes on selline, kes kogu aeg tõmbab energiat alla, käite garaažis putitamas oma autot ja kogu aeg nagu vingub ja viriseb. No milleks sulle seda vaja? Et te poisid ka olete vahest punes enda sõpradega seal. Nii, kui inimene jätkab elamist eelmise aasta strateegiaga, püüdes mõista kõikide põhjuseid ja tagajärgi, on tema jaoks oluline mõista, et on kätte jõudnud aeg lahti lasta kõigest, mis ei õnnestunud. Te saite aru, eelmine energia oli siis see number 8. See on vajalik, et oma elu 9 aastast tsüklit uuesti mõista ja sellest tarkust ammutada, ehk siis teha see lõpp. Enda isiklikus elus siis, no ütleme siis ka kodus ja nii edasi. 9. aastal on eriti oluline sügavate moraalsete ja vaimsete väärtuste kujundamine. Selleks tuleb võtta aega üksi iseendaga ja võib-olla tugevalt ringi vaadata ja siis samas ka küsida targalt nõu näiteks. Kui sa oled nagu punes, et mida sa peaksid selle või sellega tegema selleks, et see lõpetada, no näiteks mingi äri lõpetada või tahad remonti kodus teha, et mingi tuba on nagu ammu käest ära läinud, et siis küsi ka targalt nõu. Muuseas kommenteeri, kui oled ehitaja ja siis hea meelega oma teenust pakud. Ma ei tea, kas YouTube lubab seda läbi, aga mina luban, et pange reklaamige ennast siin selle all, kes saaks näiteks aidata remondiga nii Eestis kui Soomes näiteks, kui sa mind kuulad. Nii et poisid, aktiivsust. Nii, vaatame, mis siin minu spikker ütleb. Kui sellist keskkonda pole, ehk siis sellist toetavat keskkonda, sinu nagu sellised toetavad sõbrad, kes sul aitab seda nagu 9. aastat lõpetada, siis tasub leida see keskkond. Minna kas või, no ma ei tea, koolituste aastas eriti 9. aasta ei ole, aga ikkagi leida need üles, need toetavad inimesed või see sinu elukaaslane on kindlasti sinu nagu tugev külg. Mitte isegi või, aga selles suhtes, et on, nii on. Vot.
9. toimub vabanemine kõigest, mis sind alla tõmbab, seda ma juba ütlesin. Kui inimene ise sellest lahti, see on huvitav koht. Kui sina ise ei lõpeta oma neid vanu projekte, siis teate mis? Vot siin on nagu väga tähtis kuulata see, et siis universum, Jumal, Allah, mida iganes, millesse te ka ei usu, eks ju, ja kui üleüldse usute või ei usu, aga see niikuinii juhtub, isegi kui sa usud või ei usu, siis lihtsalt sul tuleb mingi krahh ja see võetakse sult ära. Nii et palun, panen kõigile te südame peale, kes te olete 9. energia-aastas, siis kuulake ennast, mida te ära peate lõpetama. See on väga-väga tähtis koht. Nii, ettevalmistumata inimene, ehk siis see, et sa oled nüüd hoiatatud, mina annan sulle relvad selleks, et see 9. aasta läheks sulle valutult. Kui sa seda selles suhtes ei ettevalmistu selleks, et mis see 9. aasta nagu toob, ka globaalselt, eks ju, siis võib tekkida depressioon, arusaamatus, võid hulluks minna, ei tea nagu mis edasi teha. Et seetõttu on äärmiselt oluline omandada teadmisi, mis aitavad mõista tekivate asjaolude põhjuseid. Ehk siis see juba, kui mina sulle räägin sellest, et mis see 9. energia on, see täitsa okei. See on umbes see, et me võtame sügisel saagi üles ja kevadel valmistume kevadeks, selleks, et me saaksime nagu 1. aasta energiast panna uued seemned mulda. Täitsa okei. See kuulub asja juurde, nii et ärge üldse stressake. Nii, me jõudsime siis selles suhtes 9. energiaga ühele poole. Tahan siis teile veel ütelda seda, et kui see video oli kasulik, siis jagage seda teistega, jagage kommentaarides ka oma tundeid ja mõtteid. Tellige seda kanalit ja kusjuures te võite mulle kirjutada kas Facebooki, Instagrami, TikToki, ma ei tea, kuhu kirjutada kõike saab, ma pole ise selline some inimene, meedia inimene, ma ei tea, kuidas seda ütelda. Aga mul on väga-väga hea assistent selle jaoks, selles suhtes, et ta on nagu mega lahe tüdruk. Kes vajab sellist assistenti, andke teada. Ehk siis kõik teie kommentaarid vaadatakse üle. Mina isiklikult vastan. Lihtsamatele küsimustele saan nagu kohe puusa pealt anda vastuseid. Kui on midagi raskemat, siis ma annan sulle märku, et see vajab juba analüüsimist. Ehk siis see läheb juba teenuste alla. Hinnakirja te leiate Instagrami kinnitatud postitusest või seinalt, kuidas seda öeldakse. Ja peatselt tuleb ka koduleht välja, siis seal saate hinnakirjaga tutvuda ja saate alati mulle kirjutada sinna meili, et numbritekeel@gmail, et pidage meeles, see numbrite keel on siis igal pool, et numbrid räägivad meiega. Vist oligi kõik. Hästi pikk video, ma loodan, et ma saan selle lahedalt üles panna, valutult, peab olema positiivne ja peatsete kohtumisteni. Ja kui teil on mingid teemasid, mis teil kipitavad ja tahaksite, et ma teeksin sellest mingisuguse video, siis andke teada. Mina olen Merike ja ma väga tänan sind, kui sa paned näiteks ajavööndid mulle kommentaaridesse siia, teisi kergendada, teiste elu. Ja ma väga tänan, et sa jaksid ära kuulata, kui sa kuulasid otsast lõpuni. Ja kusjuures võrdle siis palun enda aastat siis tagasi, 9 aastat tagasi, kui sa praegu energias näiteks 8, siis mis oli 9 aastat tagasi. Üks oluline informatsioon veel, et mis ma oleks pidanud video alguses ütlema, et kuula lõpuni, vaata. Et mõni ütleb, et millal siis hakkab see isiklik aasta, kas ta hakkab jaanuaris või kas jaanuarist detsembrini, siis mina ütlen niimoodi, see kool, kus mina nüüd käisin, õpin veelgi seal, et meil on hästi palju erinevaid kursusi seal, et nagu mega huvitavaks läheb kogu aeg. Ehk siis seal on meile öeldud niimoodi, näiteks mina olen märtsis sündinud ja siis minu isiklik aasta hakkab märtsis. Ehk siis kui ma ütlesin, et mina olen nüüd energia 1, siis minu aasta energia 1 hakkas märtsis pihta. Enne seda ma olin 9 ja uskuge mind, nüüd kui te teate nende aastate energiat, siis päriselt mul jäi suu lahti, et kuidas see võimalik on, et ma ütleksin niimoodi, et mul oli 3 viimast aastat olid nagu mega rasked aastad. Nagu päriselt, ma mõtlesin, et no ma ei tea, kuhu metsa ma ära jooksen. Ja siis nüüd, kui ma olen aasta 1 energias, siis ma mõtlen, et mis asja, see oli köki-möki üldse, mis oli, nüüd alles elu hakkab pihta, et teie naised ja mehed, kes te olete seal üle 40 juba tugevalt, et kui ma olen kuulnud kunagi, kui ma olin noor ja öeldi, et ei 40-sed alles elu hakkab, no peab paika küll. Aga numeroloogina ma ütlen seda, et tegelikult aitab see väga hästi kaasa, kui sa tead, millises aasta energias sa oled. Pluss lisaks on muidugi ka kuu energiad, see võibki tekitada veitsa segadust, aga hoidke palun kainet mõistust, et see on üleüldine ja see kõik see analüüs, see aitab teil lihtsalt paremini elu järjestada. Vot, tuletan meelde, et lihtsatele küsimustele saan vastata seal, mis on vaja analüüsi ja
Nonii, aitab küll, pikk jutt tuli. Ma väga-väga siiralt tänan. Peatse kohtumiseni. Tšau, tšau.